Tere, mina olen Taavi Pertman ja see on Raharaadio. Täna on siis Raharaadios meil külas ilmselt peaaegu kõigile kuulajatele tuntud Jaak Roosaare. Tere! Tervist! Sa oled ilmselt kõige enam tuntud oma rikkaks saamise õpiku poolest ja siis ilmselt jääd ka regulaarselt silma Äripäevas kommentaare andes. Aga räägi Raharaadio kuulajatele natuke lähemalt, et kes sa oled ja millega igapäevaselt oma aega sisustad? Tere siis kõik kuulajad minu poolt ka ja seda ongi natuke raske defineerida, et mis mu töökoht on või amet, et mul on päris mitu erinevat tegevust ja ma ise siis oma päevasid jagangi nende erinevate tegevuste vahel, et mulle endale meeldib mõelda, et kõige olulisem nendest on investeerimine ja investor olemine, ehk siis olemasolevate varade haldamine ja nende kasvatamine. Siis teine oluline roll on see, et ma juba 15 aastat töötan Eesti ja Baltikumi tudengitega, kes käivad suviti Ameerikas raamatuid müümas. Et sealt sai mu enda selline müügikarjäär ja võib-olla huvi investeerimise vastu ka alguse suuresti. Ja siis kolmandaks seoses selle rikkaks saamise õpiku ja kirjutamise ja blogiga pean ennast siis natuke selliseks ajakirjanik, kaldkriips kirjanik rolli ka panema. Siis nende kolme tegevusega justkui oma aega veedangi. Milline see kõige suurema rõhuga praegu on siis? Eks nad käivad nagu natuke üles-alla, et kõige rohkem naudin just seda investeerimise protsessi, et seda nagu ongi raske tööks pidada, et pigem käib osa nagu elustiilist, et kui ma hommikul üles ärkan, ma vaatan oma päevakava selle mõttega, et kas täna on midagi investeerimise vallas ka vaja teha või ei ole ja siis vastavalt sellele ehitan selle päeva üles. Et see investeerimise teema ei ole mitte niisugune tüütu kohustus, vaid pigem niisugune hobi või meelelahutus isegi pigem? Ja, et mulle meeldib hoida silma peal, kuidas mu portfellidel kuskil ühisrahastusportaalis läheb või mis aktsiaturgudel toimub ja lugeda majandusuudiseid ja hoida ennast kursis selle teema. Kas sellistel krahimaigulistel päevadel pigem jälgid rohkem või pigem teadlikult hoiad eemale sellest LHV kontole või börsikontole sisse logimisest? Algselt ilmselt järgisin rohkem ja kippusin tegema selliseid paanilisi tehinguid ka. Et nüüd ma üritan hoida sellist reeglit, et ma ei tee päeva jooksul tehinguid ilma, et ma ei oleks seda justkui ette planeerinud. Võib vahepeal juhtuda seda, et näiteks on võimalik mingit aktsiat odavamalt osta, kui ma oleks oodanud, et siis võib-olla sellist ostutehingut küll, aga müügitehingut mitte. Et oled sellised impulstegevused välja üritanud lõigata? Jaa, tagantjärele pigem impulsmüügid siis, et... Okei. Aga läheme ajas tagasi, et võiksime alustada nii-öelda algusest, ehk siis... Tõenäoliselt enne, kui sa investeerima üldse hakkasid, ilmselt olid selline tavaline inimene äkki, nagu teised inimesed, kes mõtlevad, et teenivad raha ja siis selles saab midagi osta. Et kust kohast sul see idee või see mõte üldse tuli, et raha võiks kasutada ka muul viisil ja panna see läbi investeeringute näiteks enda heaks tööle? See on huvitav küsimus, et ma algselt arvasin, et see oli kusagil keskkoolis, kui ma siis aktsiaturgudega esimest korda kokku puutusin. Aga ma ühe koolituse raames mõtlesin natuke ajast tagasi ja tegelikult esimene selline varaklass, millega ma kokku puutusin, oli hoopis laenude andmine. Ja see oli päris varases lapsepõlves, et ma arvan, ma olin siis kuskil 10 või 11 aastane, kui ma hakkasin taskuraha saama esimest korda. Ja siis oli selline reegel, et iga reedel sain ma siis isa käest taskuraha, selleks oli vaja täita ära selline arveraamatu moodi asi, et panna kirja, kuhu raha siis kulus ja et pidi siis see bilanss klappima, palju raha alles on ja palju nädalaga raha välja läks ja kui kuskilt tuli veel raha lisaks sisse ka, et ma müüsin seal koolis mingit närtsu ja turbopabereid ja nagu minu põlvkonna inimesed ilmselt paljud. Ja siis tekkis mul seal mingi taskuraha jääk ja see oli vist küll ema enda algatusel, aga kuidagi juhtus selline olukord, et ma laenasin seda raha emale välja ja ema siis viisakusest maksis seda intressiga mulle tagasi.
et siis ma ilmselt tollel hetkel nii palju selle peale vist ei mõelnud, aga tagantjärgi vaadates siis tegelikult see oli siuke esimene investeering, et panid taskuraha justkui passiivselt intressitulu teenima, et et juba varakult laenuhäi valmis. jah. Okei, et sul on siis kasvatusega natuke selles mõttes vedanud, et juba vanemad varakult on nii-öelda ette valmistanud mõtlema nii-öelda vastutustundlikult rahast. Aga see oli nagu teadlik, et see taskuraha ja arvepidamine ilmselt küll, aga see laen oli pigem siuke, et lihtsalt olidki rasked ajad sellel ajal ja et minul kippus see raha paremini püsima kui mu emal tollel hetkel. Okei, et oli siuke soodne hetk. Aga ilmselt sel hetkel sa veel päris niimoodi ei mõelnud, et kui nüüd hästi palju seda raha niimoodi välja laenata, et siis võiks sellest tulust elatuda, et millal see idee edasi arenes niimoodi, et tekkis seesama rikkaks saamise õpiku mõte või sinna suunda, et nendest investeeringutest võiks ära elada? Ma arvan, et see oli pärast esimest suve, kui ma käisin Ameerikas raamatut müümas. Siis ma seal ühelt poolt USAs olles nägin hästi palju seda, et inimeste elu on hästi erinev, sõltuvalt siis sellest, kuidas nad oma raha teenivad. USAs eriti ma just avastasin, et paljud inimesed, kes töötasid väga pikalt, raskelt ja võib-olla mitmel töökohal, rahaliselt ei olnud üldse nii head olukorras kui sellised inimesed, kes väljastpoolt vaadates tundus, et ei teegi nii kõvasti tööd. Teine asi, sellest raamatumüügi suvest jäi mul siis natuke raha alles ka, et tekkis veidikene sellist raha, mida oli võimalik investeerida. Ja siis ma mäletan, et ma istusin oma müügijuhiga siis pärast esimest suve maha ja olin kuskilt sealt teleka miljoni mängust saanud selle idee, et ma tahaks saada 25-aastaselt miljonäriks ja siis rääkisin sellest oma eesmärgist. Ja ta ei ehmatanud ära selle idee peale, vaid näitas mulle justkui paberi peal ära, et mis ma siis tegema pean, milline mu teenistus peab olema, kui palju ma pean säästma ja mis ma selle rahaga peaks tegema, et oli mõnes mõttes selline mentor mulle. Kas siis sai 25. eluaastaks miljon kokku ka? Jah, see oli ka naljakas, et ma selle plaani panin siis paika, kui ma olin 20, ehk siis 5 aastat enne ja ma vist selle $1 000 Excelist saingi endale varade väärtuseks paar kuud enne oma 25. aasta sünnipäeva. Kriis peale, et siis kadus see $1 miljon vahepeal jälle ära. Vähemalt sai fikseeritud. No õigel ajal vähemalt oli olemas. Okei. Et ma nüüd sain aru, et sina leidsid oma investeerimiseks raha sealt, esimene kord leidsid siis, kui olid juba väiksena kogunud, ehk et sisuliselt, ma eeldan, et sul mingid suuri sissetulekuid lapsena ei olnud, eks, et see taskuraha vist midagi ulmelist ei olnud. Ja ma sain 5 krooni nädalas ja siis suviti ma siis angeldasin, korjasin pudeleid näiteks ja müüsin siis neid turbonätsupabereid ja korraldasin koolis loteriid ja sellist illegaalset kraami ka. Seal hetkel oli vist 400 krooni kõrvale panna. See on päris suur summa tolle ajal, ma arvan. Ära lõpuks. Ühesõnaga üsna aktivist. Ja, et kui sa sellest kapitalist küsid, et siis selline suurem raha tuli sealt Ameerika raamatumüügist, aga enne seda ka, et mul ei ole kunagi olnud sellist olukorda, et mul ei oleks oma raha või sellist säästu, et ma arvan, et see kuidagi ma ei tea küll täpselt siis kuidas, aga tuli lapsepõlvest mingit pidi kaasa, et see idee, et raha on nagu tööriist ja kapitali, et selle abil saab ikka uut raha teenida, et kui mul oli see suvine väike lett või müügiputka, et siis seal oli ka väga selge see, et sul pidi olema mingi oma kapital, millest neid šokolaadi ja Coca-Colat laost osta, et seda edasi müüa. Ja tegelikult sinna see raamatu müüma minemiseks oli vaja ka oma kapitali, et endale lennupiletid osta ja see tööviisa teha. Et ma selle rahastasin ka just oma selle suve väikese äri säästudest. Et ühesõnaga justkui nagu musternäidis sellest, mis ma ise ka olen rääkinud, et tegelikult ei ole asi selles, et ei ole raha investeerimiseks, vaid asi on selles, et ei ole raha nagu selleks kõrvale pandud või ette nähtud eelarvest. Jah, et minul on ikkagi päris ammusest ajast see idee olnud, et see investeerimine või raha nii-öelda endale alles jätmine on ikkagi olulisem kui selle ärakulutamine. Et ma ei ole pidanud väga vaeva nägema sellega, et endale kuidagi seda alles jäävat raha kõrvale panna. Et pigem oli alati, ma üritasin ikka vähem kulutada, kui mul raha oli.
See on see rikkaks saamisõpiku hüüdlause ka vist seal, et ela täna alla oma võimeteks. Jah, et kui sa ei ole selline, kas siis ei võida loteriiga või ei ole sul mingit säravat ideed, et mingi uus startup teha, et siis tavalisel inimesel see on lihtsalt ainuke kõige kindlam ja reaalsem viis rahaliselt vabaks saada, et endale lihtsalt vaikselt kapitali säästa. Nüüd teine selline põhjus, mis minul üsna tihti ette tuleb, kui ma räägin inimestega, kes ei ole nagu investeerimisega veel alustanud, on selline riskikartlikkus, ehk siis, et investeerimine on selline hästi, hästi riskantne ettevõtmine. Et sul on kindlasti aja jooksul ka juhtunud selliseid, ütleme siis, kas siis kehvasid investeeringuid, et siis kas siis oli halb otsus või siis oli halb tulemus. Et äkki räägid ka meile mõne loo sellisest ühest kehvast investeeringust, et kuidas sellega läks ja miks see nii juhtus? Jah, see on huvitav teema jah, et inimestel on riskikartmine, et minu meelest sa ise oled maininud seda, et kui sa raha ära kulutad, siis sa 100% tõenäosusega kaotad selle raha ära. Et mulle see hästi meeldib. Minul ei ole kunagi nagu sellist riskikartlikkust selles mõttes olnud, võib-olla nüüd alles hiljuti, kui mul on seda säästetud raha veidi rohkem kogunenud, et ei tahaks nagu kõik ära kaotada ja otsast peale alustada, aga alguses see pigem oli selline protsess, et ma teadsin, et kui ma nagu ettevõtlik olen ja tegutsen, et siis tuleb uut raha peale kogu aeg, et ei pea nagu muretsema ja pigem ma arvan, ma olen just olnud nagu liiga hulljulge, eriti siis veel nooremana, et ma mäletan esimesed kaotused olidki ema maksaks mulle alati laenud ära, nii et sealt ma midagi võtan taga. Aga kui ma börsiaktsiatega hakkasin siis mängima keskkoolis, siis Tallinna farmaatsiatehasega oli selline juhtum, et sellest ma vist seal raamatus rääkisin lähemalt ka, et ostsime siis klassikaaslastega kamba peale vist mõne 1000 krooni eest neid aktsiaid ja ettevõttel tulid seal halvad uudised välja ja see aktsiahind kukkus seal ligi poole võrra. Aga samal ajal tehti siis aktsiate arvu vähendamine ka, nii et justkui see ühe aktsia hind tõusis, aga sinu aktsiate arv, mis sul käes oli, läks vähemaks, ehk siis tegelikult sa just praegult kaotasid ja ma ei olnud nagu väga kursis selle uudisega ka, vaatasin lihtsalt, et aktsia hind börsil tõusis. Panime suure hurraaga need aktsiad müüki ja mõtlesin, et me nüüd teenisime vahelt kõvasti ja siis hiljem, et vahepeal oli aktsiate arvu 10 korda vähendatud, ehk siis tegelikult saime umbes poole rahaga siis vastu pükse. Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis tegelikult see vist lõpus läks üldse pankrotti äkki või? Ta vist võeti üle Grindexi poolt, jah, et minu arust ta kukkus nagu veel hullemini. Sulla küll jah, et võib-olla tagantjärgi vaadates oli isegi hea, et mingi raha tagasi tuli. Kogemata said õigel hetkel välja. Ja siis on mul üks laen olnud ka selline, kus ma nii-öelda ahneks läksin. Et üldse tegelikult tagantjärgi mõeldes enamus need kaotused on alati ahnusega seotud. Kui mingi liiga hea, et tõsi olla või liiga selline roosiline või börsil ka, et kui mingi tehing tundub väga kindel. No näiteks see hiljutine Volkswageni aktsia kukkumine, et esmapilgul see tundus selline hästi suur ülevõimendus, et keegi surma ei saanud, mingit suurt katastroofi ei olnud, et seal tuli natuke rohkem väävli tossu torustada, mis seal siis nii hullu. Ettevõtte väärtus kukkus mitukümmend miljardit, et hästi paljud minu meelest ostsid seda aktsiat selle mõttega, et ta põrkab kohe tagasi ja mult küsiti ka, et kas peaks ostma. Ja siis tundus täpselt selline tehing, et nagu liiga lihtne, et tõsi olla, et tegelikult on seal siis rohkem veel sellist nii-öelda tagajärgi sellest kriisist, mis seda aktsiat päris pikalt mõjutab, et ei olnud nii, et ta kohe järgne päev oleks tagasi põrganud, et minu meelest siiamaani on see veel odavam, kui ta pärast esimest seda päevast kukkumist oli. No, tihtipeale need selliste hetke heade diilide puhul see kipub nii olema, et see hea diil ei ole enam pärast nii hea. Tal on ise ka paar korda niimoodi teinud. Et sul lihtsalt jääb infot puudu või siis selle laenutehingu puhul oli selline, et ma vist oleks saanud 30% kuus intressi. Ja päris ei saanud aru, kuidas seda raha nii palju seal liigub, aga see summa oli suhteliselt väike ja idee oli siis selles, et mingi firma pidi ostma endale mingid tööriistad, millega nad hakkavad mingid suuri ehituslepinguid täitma. Ja neil endal raha ei olnud, et siis ma sõbraga kahe peale laenasime neile raha selle tööriista ostma. Aga hiljem selgus, et siis tegelikult mingit tööriistu ei ostetudki, et see raha lihtsalt hajus ära kuhugi. Okei, ehk siis selline paras pettus.
ja, et noh, seal oli ka oma viga, et ma väga seda taustauuringut ei teinud, et hiljem selgus, et üks nendest firmaomanikest oli varem vanglas olnud. Mm-hmm. Noh, nende väga heade diilidega kipub tavaliselt olema see ka, et on hästi kiiresti ära teha need, et ei olegi nagu, et ma ise olen samamoodi ka kunagi ammu vaatasin igasuguseid neid kahtlasemaid haipe ja mis iganes skeeme ja seal kippus ka alati nii olema, et väga head diilid pidi hästi kiiresti reageerima ja nii edasi, et siis ma tegin ka hiljem reegli, et kui ikka peab liiga kiiresti reageerima, siis vist ikka ei maksa. Jah, aga ma arvan, et kutsub loll otsuseid. Ja sellest riskimisest nagu rääkida, et siis ikkagi igaüks peab saama need viitsad kätte, ma usun, ja tasubki sellepärast just alustada väikeste summadega, et kui sa seal kuskil ühisrahastusportaalist 10 või 15 eurot ära kaotad, siis ei ole see nii hull. Aga kui sa ootad kunagi hiljem hakkad oma pärandust investeerima, see hullem. Ja, selles mõttes mina olen ka seda meelt, jah. Et mõistlik on väikeste summadega vead ära teha ja odavalt õppetunnid kätte saada. Aga arvestades sinu tänast seisu, siis ilmselt on need õppetunnid üsna hästi kätte saadud juba. Et kindlasti on sul selliseid väga häid tehinguid olnud. Ehk siis võib-olla räägid natuke lähemalt, et millistest investeeringutest või varaklassidest sinu portfell siis tänasel hetkel koosneb üldse? Jah, et see vist akadeemiliselt ei ole väga õige jaotus, aga mulle endale tundub see loogiline ja minu jaoks on see hästi töötanud, et ma olen jaganud oma investeeringud siis 3 varaklassi. On välja antud laenud, kust ma saan siis passiivse tuluna intressi, siis hoiused ja võlakirjad. See tulu on intress, siis teiseks on ettevõtted ja aktsiad, kus ma saan seda tulu dividendidena ja kolmandaks siis kinnisvara, kus ma saan seda passiivset tulu üürina. Et ma nende 3 varaklassi vahel olen oma varasid ajutanud ja minu meelest on see päris hea jaotus sellepärast ka, et nad ikkagi kipuvad veidi erinevatel aegadel erinevalt liikuma. Mm-hmm. Ja võib-olla, kui sa küsid heade otsuste kohta, et siis tegelikult mul nagu varade kasvus oli hästi oluline periood, oli see börsikrahh, mis 2008-2009 oli. Et ma seal suhteliselt julgelt panustasin taastumisele. Olin seal vahepeal päris punases miinuses ka, et vist kogu see aktsiaportfell oli -50% peaaegu põhjal. Aga nagu see oli ka selline koht, kus ma esimest korda julgesin nagu ennast usaldada selle koha pealt, et need hinnad tundusid liiga odavad võrreldes siis tegeliku ettevõtte väärtusega. Ehk siis järgisid seda vana head tõde, et kui veri tänaval, siis peab ostma hakkama? Jaa, et seal muidugi oli see, et eks ma hakkasin palju varem ostma, et ja tegelikult seal päris põhjade lähedal oligi selline tunne, kus vahepeal tekkis kahtlus kogu selle asja suhtes, et järsku see tõesti on ikkagi loterii ja kasiino ja need firmad ei taastugi kunagi. Ja see on tegelikult väga hea selline indikaator ka, et põhi hakkab kätte jõudma, kui sul juhe kokku jookseb lõpuks ja tekib suur tahtmine kõik ära müüa ja sularahas või kullas istuda, et siis see on selline hea kellukene, et mis annab märku, et varsti hakkab põhi lähenema. See nagu ei likvideerinud seda portfelli ära, et panin sinna pigem veel raha juurde päris julgelt ja siis aasta-kahega ta seal kosus ligi 200-300%, et see andis mulle sellise hea platvormi, et siis sellest varadest sai osa raha välja võtta ja kinnisvarasse panna ja seda sai kasutada laenutagatisena, et kinnisvara jaoks laenu saada. See krahh mõnes mõttes siis minule oli hästi positiivse mõjuga. Mm-hmm. Et ei löönud verest vedelaks sel hetkel ja selle asemel, et oma nii-öelda kahjum realiseerida, võtsid hoopis positsiooni juurde ja õigel hetkel ilusti. Ja seal suur roll oli sellel ka, et mul oli sellel hetkel päris hea selline mittepassiivne sissetulek, ehk siis need olid ka parimad suved mul seal Ameerikas raamatumüügi äris, pluss ma tegelesin veel lisaks paari ettevõtlusprojektiga, et see kipub olema sellisel tavapalgatöötajal üks raske koht, et see aeg, kui on kõige parem hetk investeerimiseks, siis suure tõenäosusega on see koht just, kus sul on endal võimalus töö juures koondamist teada saada või kus palgad vähenevad, et majandusel üldiselt läheb halvasti. Et selles mõttes just vedas, et mul tekkis sellist vaba raha sellel hetkel, kui seda sai päris headel tingimustel investeerida.
No ühest küljest on see ka, et eks heal hetkel või heal ajal tuleb siis see raha kõrvale panna, kui muidu ei saa. Et kui ka nii-öelda tavapalgatöötaja õigel hetkel raha kõrvale on pannud, siis kes teab, võib ka sellisel hetkel see raha olla. Jaa, et see on ka põhjus, miks ei maksa siis kõike raha ühes varaklassis hoida, et eks seal samas selle kriisi ajal, et me enne kriisi müüsime oma päranduseks saadud ühetoalise Tartu korteri ära ja hoidsime seda hoiusel, et me ei toppinud seda raha kuhugi börsiaktsiatesse. Alles ja hiljem sai siis sellest rahast plus intressist, mis ta vahepeal ei teeninud ja natuke juurde, sai Tallinnasse osta juba 3-toalise korteri. Et kui sa oled kogu aeg 100% näiteks aktsiatesse investeeritud, siis on väga raske sellest börsilangusest mingit kasu saada, eriti kui sul siis värsket raha peale ei tule. Et see on võib-olla mõte, miks hoida siis osa raha kuskil ühisrahastuses või hoiustes või laenudes mujal. Et niimoodi vastavalt ajale natukene varasid liigutada. Jah, ma arvan, et see on mõistlik mõte. Et üsna tõenäoliselt ei ole sul ka kõik need investeerimisteadmised nii-öelda tühjalt kohalt tulnud, et kindlasti on sul mõni selline mentor või eeskuju, kellelt sa siis nii-öelda häid ideid või suundasid mõtteviisi mõttes oled saanud, et kes need sellised mentorid sinu jaoks on? Minu kõige esimene mentor oli Villu Sirnask, kes siis minu meelest Eestis üldse selle rahateema või investeerimisteema üles võttis esimesena. Et ma arvan, ma olin kuskil keskkooli alguses, kui ma sattusin lugema sellist raamatut, kuidas Eestis rikkaks saada, oli selle pealkirjas. Ja selle autor oli siis Villu Sirnask ja siis teine tema raamat oli Kuidas börsil raha teha. Ja nad mõnes mõttes olid sellised hästi lihtsalt loetavad ja sisaldasid palju viiteid siis ingliskeelsetele raamatutele, et ma siis sealt uurisin edasi. Aga see Villu Sirnaski materjal mind nagu hästi mõjutas. Ja siis Seppo Saaria oli selline teine mentor, on siis palju öeldud, aga teine autor, kelle teoseid ma siis hoolega lugesin ja üritasin aru saada nendest, seda siis ka keskkooli ajal. Siis ülikooli alguses oli mul selline eesmärk, et lugeda üldse kõik läbi, mis võimalik Tallinnas kätte saada investeerimise kohta oli. Ja siis ma avastasin Warren Buffetti ja tema nii-öelda mõtteviisi esindavad kirjanikud ja autorid. Ma lugesin ülikooli esimesel või teisel kursil neid Warren Buffetti kirju suure hoolega. Ma mäletan, et esimestel paaril kordadel, kui ma neid lugesin, siis ma niimoodi umbes igast 5. reast sain aru või midagi säärast, et inglise keeli on veel väga hea ja need majanduslikud mõisted asjad olid ka suhteliselt võõrad. Ikka korra aastas üritan neid uuesti läbi lugeda ja tore on näha, et iga kord saab nendest nagu rohkem aru. Sellest on kasu, et kui lugeda. Kas sa nüüd, et kui need nii-öelda mentorid või eeskujud on muutunud, kas su selline investeerimisstrateegia või selline lähenemine on ka selle aja jooksul siis muutunud, et kas sa nüüd oled siis rohkem nii-öelda liikunud siis selle Warren Buffetti stiilis väärtusinvesteerimise suunas või oled endiselt rohkem niimoodi dividendide peal või kuidas see nagu mõjutanud on sinu käitumist? Niisugune laiem teema, et tegelikult on see mõtteviis suhteliselt sarnane, et dividend on nagu üks variant, et Warren Buffetti ettevõtte Berkshire Hathaway ei maksa seda dividendi, aga nende mõtteviis on sisuliselt sama, et selle asemel, et see dividend aktsionäridele välja maksta, selle asemel nad ostavad selle eest siis uusi varasid. Et mulle meeldib naljaga pooleks öelda, et Berkshire Hathaway on maailma suurim dividendifirma, mis veel dividendi ei maksa. Aga et seda on juba öeldud ka ja suhteliselt lihtne on matemaatiliselt lihtsalt ette ennustada, et varem või hiljem nad hakkavad maksma dividende, kui ei ole võimalik seda raha enam ära investeerida. Aga kui sa küsisid, et kuidas minu enda selline filosoofia on muutunud, et siis ma arvan, et kui alguses mul oli rohkem fookus sellele varade kasvatamisele ja mis on ka hästi tavaline, et üritada nii-öelda investeerimisega rikkaks saada, teha justkui mitte millestki midagi, siis mida vanemaks ma olen saanud, seda rohkem ma olen avastanud, et eriti kui me räägime börsiaktsiatest, et siis see investeerimise mõte on ikkagi rohkem kapitali hoida ja kasvatada, et mitte seda niisama nullist tekitada. Et sellist kapitali tekitada annab võib-olla kinnisvaras, kui julgelt või loovalt läheneda. Ja laenudega on seda ka ikkagi raske teha, aga ma olen
kui sinu jaoks, ma arvan, see ühisrahastus on selline suhteliselt oluline valdkond, et siis alustavale investorile minu meelest on see hästi hea koht, kust alustada, sest seal on sellel sinu raha suurusel on, ütleme nii, et kui sul on vähe raha, siis on sul seal eelis võrreldes nende investoritega, kellel on rohkem raha. Sest kõrge intressiga laene liigub seal vähem. Kui me räägime näiteks Apple'i aktsiast, siis sul ei ole mingit eelist, kui sa investeerid Apple'i aktsiasse, et sinna võid rahuliku südamega panna miljard eurot ka ilma, et see aktsia väga palju liigub. Et siis mõelda, et mis olukorras sa oled, et on sul rohkem aega või raha ja siis vastavalt sellele seda varaklassi seda valida. Mulle jäi nüüd natuke silma jälle see, et või kõrva siis hetkel, et on nagu kaks sellist faasi, et esimene faas on see, kus sa siis üritad hästi aktiivselt nii-öelda varasid kasvatada ja teine hetk on siis see, kus varad on nii palju kasvanud, et tahaks juba natukene turvalisemalt hakata investeerima ja siis neid nii-öelda säilitada. Sain ma aru, et sa oled ka niimoodi oma strateegiat justkui muutunud? Jah, ma arvan, et ja see tuleb tegelikult ilmselt ka sellest, et ühel hetkel tekib sul perekond ja sa ise muutud natuke vanemaks. Et selline traditsionaalne finantsnõustamine minu meelest ka eeldab seda, et kui sa oled üliõpilane ja noor ja sul peret ja sinust sõltuvaid inimesi ei ole, et siis on okei võtta suuri riske ja nii-öelda panustada seal punasele või mustale. Aga et kui sul oled juba veidi vanem, et sul lihtsalt on seda aega ja jaksu veidi vähem, et nullist ennast üles töötada. Ma rääkisin Raivo Heinaga sellest, et kuidas tema mõtteviis muutus pärast seda, kui ta siis oma ettevõtte maha müüs ja justkui mitmekordseks euromiljonäriks sai. Et siis üks selline oluline punkt oligi see, et tekkis selline vastutus, et ja võib-olla natuke isegi hirm selle ees, et kui sa selle raha nüüd ära kaotad, et sa ei ole võib-olla enam, sul ei ole enam seda jaksu, et nullist uuesti mingit järgmist ettevõtet käima lükata. Kui see on sinu elutöö, et sa oled midagi valmis ehitanud ja selle siis ära müünud. Aga Warren Buffett on jällegi hea näide sellest, et kui enesekindlalt investeerida, et siis sa ei pea sellist mõtteviisi muutust tegema, et minu meelest tema see strateegia või taktika on ajas muutunud, aga põhimõte on ikkagi kogu aeg see olnud, et olla justkui 100% investeeritud ettevõtetesse ja üritada seda raha kuskil säilitada, vaid ikkagi kogu aeg kasvatada. No muidugi Warren Buffett teeb ju ikka väga põhjalikku eeltööd ja kõik need otsused on vähemalt temale tõenäoliselt info põhjal sellised, kus ongi selline, et risk on üsna madal võrreldes selle tootlusega, mis ta sealt saab. Et ta vist ikka kaitseb suhteliselt kogu aeg oma seda seljatagust ja oma tehingutega. Ja seal on oluline see ka, et ei maksa segamini ajada oma seda investeerimisportfelli ja siis sellist leivaraha ja liisingumakse rahakotti, et minu teada Warren Buffett pole vist kunagi ühtegi oma Berkshire Hathaway aktsiat müünud ja ta ei plaani vist ka müüa, et kui ta ära sureb, siis neid muudkui pärandatakse heategevuseks. Ehk siis sisuliselt, ja see ettevõte pole ka dividendi maksnud, nii et ta sisuliselt pole kordagi ise saanud oma töö vilju nautida, et kõik see raha on tegelikult temast mööda läinud. Tema enda boonus on siis $100,000 aastas palka ja siis minu teada ta on laenanud raha nende aktsiate tagatisel vahepeal. Et sisuliselt põhjus, miks ta pole neid pidanud müüma, on see, et tal on algusest peale olnud ka selline nii-öelda eraisiku portfell, mis on tema jooksvad kulud ja seda ära katnud. Et see annab sulle sellise mänguruumi. Et sul peab olema ikkagi võimalus oma varasid või investeeringuid näiteks 3 või 5 aastat mitte rahaks teha, mitte müüa. See, et sa pead just kusagil kriisi põhjas siis oma aktsiad rahaks vahetama, et laenumakset teha või leiba osta. No see on vist üks põhjuseid ka, miks vanaduse, mida vanem inimene on, seda enam soovitatakse hajutada erinevate varaklasside vahel, et kui nüüd tuleb see kriisi hetk, siis sa ei peaks just seda maha müüma, mis suure languse on teinud, eks. Okay. Et see on rikkaks saamise õpikus räägid ka sellest finantsilise vabaduse mõttest, et sel hetkel, kui siis passiivsed tulud katavad sinu kulud ära, et siis oled sisuliselt finantsiliselt vaba, sest et see katab sul terve elu kulud põhimõtteliselt ära. Kas sa mäletad seda hetke või seda päeva, kui sa avastasid, et nüüd oled sina finantsiliselt vaba ja kuidas sinu ja su pere elu on muutnud peale seda?
selline hea küsimus, et mida aeg edasi, seda rohkem mulle tundub, et see finantsvabadus on mõnes mõttes ka selline kui präänik või porgand, millega inimesi motiveerida, aga et kui sa sinna reaalses kohale jõuad, siis tundub, et see mõte on juba veidikene hägustunud või et mis ma sellega öelda tahan, et minu jaoks ei ole olnud sellist punkti, nagu sa mainisid, et nii, nüüd ma olen oravarattast väljas, hurraa, viskan jalad seinale, et see pigem on olnud selline pidev protsess ja ma arvan, seal on 2 põhjust, et üks on see, et ma nende rahavoogude põhjal investeerimiseni jõudsin tegelikult suhteliselt hilja, et varem, ma arvan, võib-olla viimased 3-4 aastat ma olen niipidi mõelnud. Siin eelkõige ikkagi seda pidi, et saaks võimalikult suure rahahunniku kokku koguda ja siis sealt otsast närida. Ja tegelikult selle rikkaks saamise õpiku esimene trükk, mida oli 500 tükki ja mis läks eelkõige sõpradele, et seal ma kirjutasin ka sellest vaatenurgast, et see rahavoogude mõte ei olnud mul endale veel siis kohale jõudnud. Et ehk siis ma neid rahavoogusid endale hakkasin alles siis mõõtma, kui ma põhimõtteliselt oma põhivajadused olekski saanud sealt juba ära katta. Et sisuliselt peale seda, kui juba olid justkui jõudnud selle definitsiooni järgi vabaduseni? Jaa, et kui me räägime sellest, et sa saaks sellest nii-öelda esimese aasta vabadusest, et sa saad oma sellised miinimumkulud ära katta. Ja teine asi oli see, et kuna ma kaalusin aktsiatest ja laenudest, et siis need rahavood ei olnud väga stabiilsed. Et näiteks ma andsin laenu välja kellelegi 6 kuuks kõrge intressiga, et siis korraks tekkis mulle selline korralik rahavoog, aga sisimas ma teadsin, et see nüüd ei ole mul elu lõpuni see rahavoog. Et 6 kuu pärast see raha tuleb tagasi ja siis kaob ka see passiivne rahavoog ära. Ja aktsiatega samamoodi, et need dividendid ei olnud siis niivõrd sellised stabiilsed. Ja see võib-olla on üks põhjus, miks ma tean, et paljud eelistavad kinnisvara, et see üüritulu on selline ikkagi oma olemuslikult stabiilsem kui keskmise aktsiadividenditulu. Ja igakuine ka, et aktsiadividend on vist kord aastas Eesti oma. Jaa, täpselt, et seda on lihtsam. Oletame, et sul elamiskulud on 1000 eurot, väga siis hea on mõõta, et kui mul laekubki 1100 eurot või 1001 eurot üüritulu, et siis ma olengi selle taseme saavutanud. Ja teine punkt, mille ma ka ära mainiks, on see, et ikkagi need elamiskulud kipuvad ka ajas üles minema, et mäletan, kui ma nii-öelda tudeng olin, mäletan selgelt seda aega, kui mul kulus 1000 krooni kuus ja need erinevad elustiili muudatused, et kui sa kolid kõigepealt nii-öelda vanemate juurest eraldi elama, siis kui sa kolid sealt esimesest üürikorterist oma korterist, siis kui sa kolid korterist suuremasse korterist sealt majja, ostad endale esimese auto, võib-olla ostad teise auto, et see kõik tõstab su seda igakuist kulufooni ka. Noh, 1000 krooni siis tänapäeval umbes 65-70 eurot. Sellest vist ei elaks küll keegi ära. Tundub päris raske, jah. Eks siis hinnad olid odavad, aga täna oli just põnev. Ma käisin täna poes ja olin väga üllatunud, et toit on nii odavaks läinud. Et mul on ammu sellist üllatust olnud, et tavaliselt on alati see tunne, et kõik on nii kalliks jälle läinud. Et ma oma meelest ostsin 2 suurt korvitäit kraami ja pojaga 8 vedasime seda koju ja kogu see toidukorv oli 26 eurot. No, eks ta vist praegu on natuke langenud, jah. Eks nad üritavad inflatsiooni üles ajada. Eks neis. Miks ma seda küsimust tegelikult küsisin üldse, ühest küljest oligi see, et mulle tundub väga paljudel on nagu see eesmärk, et nüüd ma jõuan sinna finantsilise vabaduseni ja siis on nagu kõik hästi, võib jalad seinale visata ja siis tuleb õnn õuele ja mis kõik veel. Aga reaalsuses ma olen üsna kindel, et enamus inimesi ei suudaks üle nädala 2 niisama passida ja võib-olla nad isegi ei saaks nagu jalga seinale visata, et siis oleks kohe mingi uus eesmärk vaja püstitada, eks. Et see, kusjuures psühholoogiast on ka siuke huvitav avastus, et see nii-öelda eesmärgi poole liikumine teeb rohkem õnnelikumaks kui see eesmärgi saavutamine. Et võib-olla isegi kui sinna jõuda, siis hoopis tekib selline tühi tunne, et mis nüüd edasi. Et kas sul on nüüd kuna finantsiline vabadus on nagu saavutatud, et kas on mingi selline uus eesmärk ka, mille poole nagu püüelda siin investeeringutes või sa võtad seda lihtsalt kui protsessi, et iga aasta ikka teenida mingit tootlust lihtsalt? See on hästi hea küsimus ja mulle meeldis, et sa, Taavi, mainisid ära selle psühholoogia teema. Et tegelikult ilmselt, kui
mõelda üldse sellest, et miks me seda rahalist vabadust ja rikkust taga ajame. Selle lõpu eesmärk võiks olla see, et sul on õnnelik elu ja oled enda olemiste ja tegemistega rahul. Et siis kindlasti tasub see psühholoogiline pool üle vaadata ja endale selgeks teha. Et ma seal sinu koolitusel, kui sa esinesid investorite suvepäeval, sain enda jaoks paar päris head mõtet, et kuidas siis, et üks asi oli see, et investeeri kogemustesse ja enda tegevustesse, mitte asjadesse. Et sellised mõtted on hästi head. Ja ma mäletan jah seda, et ma lugesin vist seda Robert Kiyosaki ühte raamatut, see ei olnud Rikas ja vaenis, aga mingi järg ja seal ta mainis, et kui nemad olid siis selle rahalise vabaduse saavutanud, siis läksid kuhugi mägedesse 8 nädalaks sõpradega, et mediteerida ja mõelda, et mis nüüd oma eluga edasi teha. Siis eile juhtusin vaatama ühte põnevat YouTube'ist videot, kus siis Johnson & Johnsoni üks pärijatest sai siis 21 aastaseks ja siis talle pärandati $1 miljard. Nii-öelda üleöö sai siis miljardäriks. Olid seal sellist kui motivatsioonikriis ja üldse siuke eetiline dilemma, et mis tema oma eluga edasi peaks tegema. Et keegi ei osanud talle väga nõuga anda, et isa soovitas, et hakka mingeid haruldasi raamatuid koguma. No see vist võib jah, üsna sellise elu paigas viia. Seal oligi kaader, kus ta istus kuskil antikvariaadis ja vaatas neid raamatuid ja ütles, et it's a fun hobby, but shitty career. Et selles mõttes tasub mõelda, mis sind selle rahalise vabaduseni viis ja mis sind ikkagi huvitab, mis su sellised kired või teemad on. Selles mõttes natuke erinev, et minu jaoks kogu see investeerimismaailm ongi see minu kirg. Et kui mul on vaba aega, siis ma hea meelega näiteks istun ja loengi jälle neid Warren Buffetti kirju või mõnda aasta aruannet. Või siis lähen rattaga metsas võitma, et need on sellised tegevused, mida ma teeksin. Ja võib-olla siis see hetk, kui sul see rahaline vabadus käes on, pigem peaks sul andma siis positiivses võtmes sellist kindlustunnet, et juhul kui selle oma praegus oleva või olemasoleva töö või karjääriga rahul ei ole, et sul vähemalt on võimalus siis kui sõna sekka öelda või mingeid teisi valikuid teha. Et see ei tähenda seda, et nüüd sa nii-öelda, sest enamasti see esimene rahaline vabadus ei ole selline nagu unistuste elu, et see pigem on selline, et ma saan hakkama. Ja ma kujutan ette, et kui sa siis töölt ära tuled ja ütled, et nii, et nüüd üritamegi 5 või 600 või 700 euroga kuus lihtsalt ära elada ja oodata surma, et siis see ka väga põnev elustiil ei ole, et pigem tasub jah, nagu sa ütlesid ka, mingi järgmine eesmärk panna, et sellega ma hästi nõustun, et see protsess ise on palju lõbusam kui see tagajärg. Et mina ise olen ka selles mõttes, et minul see investeerimine on ka selline väga huvitav hobi, mõnes mõttes mõnikord isegi meelelahutuseks mingite väiksemate summadega nii-öelda mingeid kauplemistehinguid teha aeg-ajalt natukene, et lihtsalt huvitav on. Aga jah, just nagu seda küsimust selle mõttega ka tõin välja, et tegelikult on päris palju inimesi, keda see investeerimine nagu iseenesest ei huvitagi üldse, eks. Et see on lihtsalt üks vahend mingi parema tulevikuni jõudmiseks. Et siis nagu võiks ka nagu mõelda sellele, et mis siis saab, kui sa nüüd saavutadki selle eesmärgi ja sa ei tahagi näiteks tegeleda igapäevaselt just investeerimisasjadega, vaid mida sa siis nagu edasi teed, eks. Et see on siuke väike siuke auk selles suures pildist paljude selles unistuses minu arust. Jah, ja tegelikult on ikkagi see, et see ei ole nagu mustvalge, et kuni ei ole seda eesmärki saavutatud, siis pole midagi ja siis ühel hetkel on see finantsvabadus käes ja siis kõik muutub, et tegelikult on ikkagi selline skaala, et kui sul ei ole ühtegi eurot passiivset sissetulekut kuus, siis on see, eks ole, hullem kui see, kui sul on 10 eurot või 20 eurot, et see sama protsess on minu meelest hästi oluline ja kui ma olen noortele rääkimas käinud, siis sõnum ongi olnud see, et isegi kui sul pole praegu ühtegi eurot, et alusta sellest, et panegi siis näiteks 10 eurot kuhugi portaali, eks ole, sul tekib, ma ei tea, 2 või 3 senti kuus passiivne sissetulek, pane see Excelisse ja hakka siis seda vaikselt kasvatama, et sul on mingi teekond. Ja kui sul tuleb 2, 3, 400 eurot kuus passiivselt, siis see on ikkagi selline oluline puhver, et kunagi me ei tea ju, mis meiega võib juhtuda, et tasub, ei maksa alahinnata seda, kui see summa on väiksem, kui see abiks on see ikka. Jah, selle kohta on ka isegi huvitavaid uurimusi tehtud jälle, et inimesed, kellel on nii-öelda sääste, et nad on ka tegelikult enesekindlamad, sest see annab neile nii-öelda
võimu siis juurde, ehk siis nad teavad nii-öelda peas, et kui nüüd oleks vaja midagi muuta, ma ei tea, vahetada töökohta, mis iganes, et või midagi juhtub, et siis tegelikult neil on see raha olemas ja nad saavad hakkama. Ja tänu sellele siis on nii-öelda kaudne positiivne mõju ka sellel, kas või sellel samal 300-400 eurol. Et mitte ainult see otsene, et ma saan raha iga kuu, et mu tulu kasvab, vaid et ka muus aspektid elus nagu saavad sellest positiivselt mõjutatud päris tihti. Aga et läheks natuke edasi, sa nüüd rikkaks saamise õpik on nüüd, ma ei teagi, mitu trükki sul olnud on 2 või 3? Kokku vist lausa 4 tegin. Ahah, 4 trükki juba. Ja sellist, mis siis poelettidele jõudis ja 1 trükk oli see, mis jõudis keskkoolidesse ja põhikoolide raamatu. Et ühesõnaga üsna edukas oli see. Nüüd sa tuled välja uue raamatuga, et oli kinnisvaraga rikkaks saamise õpik. Huvi pärast küsiks, et kust selline mõte tuli, et just sellise kinnisvarasse investeerimise kohta nüüd uus rikkaks saamise õpik kirjutada? Tegelikult oli siuke naljaga pooleks, et paari Kiyosaki jüngriga sattusime juttu puhuma ja siis kui raamatupoes vaadata, et siis Kiyosakil on vist 26 või rohkem erinevat raamatut välja antud, kus see sõnum on kõigil enam-vähem sama, aga et rikas isa, vaene isa lastele, rikas isa, vaene isa naistele, rikas isa, vaene isa, ma ei tea, puuetega inimestele ja nii edasi. Et ma viskasin kunagi nalja, et peaks kirjutama rikkaks saamise õpik kinnisvaraga, aktsiatega ja nii edasi. Et see alguses oligi nagu nali, aga kui seda raamatu ülesehitust vaadata, et siis sisuliselt on selles rikkaks saamise õpikus, kui investeerimisest rääkida, ongi nendest 3 varaklassist põgusalt juttu, aga tegelikult igast sellest varaklassist saaks minna palju detailsemaks ja sellest siis justkui süviti rääkida. Ja ma olen ka, et inimesi huvitavad erinevad varaklassid, et on inimesed, kes on kinnisvara usku, kes nii-öelda aktsiatest ei taha midagi kuulda ja on siis teistpidi inimesi, kellele vastupidi meeldivad aktsiad ja kes ei taha kinnisvarast midagi kuulda. Kinnisvara oli minu jaoks selles mõttes selline põnev varaklass, et ma olin ise hästi skeptiline selle suhtes alguses. Ja ma alustasin kinnisvaraga suhteliselt hilja. Esimese üürikorteri sõbraga 2 peale ostsime 2010. aastal alles. Selleks ajaks ma olin aktsiate ja laenudega ikkagi palju kauem juba tegelenud. Ja millal sa aktsiatega alustasid umbes? Ega ma alustasin vast 98. aastal või 99. Et kui Eesti Telekom börsile tuli, siis tegin oma esimesed tehingud, aga ma uurisin selle kohta juba mitu aastat varem. Lugesin raamatuid ja tegin keskkoolis mingit uurimistööd selle Tallinna börsi esimese börsikrahi kohta, mis oli 98. Nüüd siis juba 10-11 aastat olid juba aktsiaturul kaubelnud ja investeerinud ja siis alles hakkasid kinnisvara suunas vaatama. Ja ma olin selles mõttes üllatunud, et ma ei oleks nagu uskunud võib-olla ütleme 2007-2008, et ma üldse kunagi kinnisvarasse nagu raha panen. Et see kinnisvara tundus selline hästi kapitalimahukas, hästi selline töömahukas, et mitte väga passiivne vara. Ja mul olid nagu endal peas mõningad sellised müütid kinnisvara kohta. Mis siis läbi selle õppimisprotsessi on saanud vähemalt ümber pöörata. Et selles mõttes, ja kinnisvara on nagu seikluslikum ka võrreldes näiteks siis aktsiate või laenu andmisega. Seikluslikum all mõtled siis, et rohkem jamasid? Rohkem jamasid ja rohkem selliseid põnevaid lugusid, et ka rikkaks saamise õpik, ma arvan, et üks põhjus, miks see populaarne oli see, et seda nagu lõbus lugeda, et kui ma seda kirjutasin, siis mul oligi eesmärk tegelikult kirjutada mingi selline raamat, mida oleks endal mõnus aastad hiljem kohvitassi taga või hommikusöögi kõrvale lugeda, et mis ei oleks siuke kuiv statistika või selline mingite reeglite kogum, vaid oleks pigem siuke romaani stiilis veidikene või novellilikus stiilis. Et siis kinnisvarast on seda päris lihtne teha, et eriti kui mõelda, et me tegime hästi palju vigasid, kui me alustasin selle investeerimisega ja nii-öelda suure hurraaga tegime asju ilma, et ma oleks väga selle kohta teadnud, kuidas need asjad käivad. Et siis mõnes mõttes seal uues raamatus ma olengi
seda oma story't nagu niimoodi lõbusas vaatenurgas lahti kirjutanud, pluss siis on seal intervjuusid inimestega, kes minust kauem on kinnisvaras toimetanud ja edukamad ka. Aga kellele see raamat nii-öelda mõeldud on, et mida lugeja sealt leiab? No, võiks öelda, et raamat on üldse minu meelest üks hästi äge toode selle koha pealt, et kui rääkida hinnast ja väärtusest, siis raamat on minu meelest üldse üks parimaid tooteid, eriti veel tänapäeval, see tänapäeval. Et kui seda raamatut tegelikult tasuta lugeda raamatukogus, siis ta on peaaegu alati väga hea hinnaväärtusega, hinnatulu suhe on väga hea, sest et sa ei peagi midagi maksma, et seda lugeda. Aga isegi raamatut poest ostes, et kui raamatud maksavad seal 15-20 eurot, et proovid sama infot saada siis kelleltki nii-öelda üks ühele või kuskil koolitusele on oluliselt kallim. Aja kulu läheb sellest, et mingi raamat või teos kokku panna, et siis minu meelest on ka hästi selline kontsentreeritud viis õppimiseks. Et ma arvan, et see võiks olla kõigile, kellele lugeda meeldib ja kellele kinnisvara meeldib. Et kuskilt lugesin sellist põnevat uuringut, et see oli küll USA põhjal, aga et laste selline tulevane edukus on hästi korrelatsioonis sellega, kui palju on nende vanematel kodus raamatuid. Ja see kikker on selle juures see, et ei ole oluline, kas lapsed loevad neid raamatuid või mitte. Et isegi kui sa oma seinad paned raamatuid täis ja keegi neid kunagi ei loe, siis statistiliselt sinu selline edukus peaks just kui tulevikus kasvama. Ma ei ole kindel, kas seal otsest korrelatsiooni on, aga ma olen ka seda uurimust lugenud, et isiklikult olen seda meelt, et tõenäoliselt nendel arukamatel vanematel on lihtsalt rohkem raamatuid kodus. Aga eks näis, et võib-olla piisab tulevikus sellest, et sul on Kindli peal rohkem e-raamatuid. Ja ma just mõtlesin ka, et nüüd näeb raamaturiiul nukker välja tänapäeval, et riputad tableti sinna ja ongi. Kellel on rohkem tableteid, sellel on siis arukamad lapsed. Jaa, aga see on ka üks ikkagi, mis Warren Buffett on seda öelnud, et ta ei tea väga palju edukaid inimesi, kellel üldse lugeda ei meeldi. Ma arvan, lugemine on mõnes mõttes alla käinud viimastel aastatel, et tasuks ikka sinna aega ja vaeva panustada. Ma olen ka seda meelt, ikka üritan regulaarselt lugeda ja viimasel ajal, kus juures olen ka hakanud nii-öelda ilukirjanduslikku juttu natukene vahele võtma, ja olen kuulnud, et väga paljud ettevõtjad kasutavad sama asja, et see aitab nagu sedasi ajutiselt korraks mõtted mujale tuua ja võib-olla mingeid loomingulisemaid mõtteid leida. Ja mul endale meeldivad biograafid ja mitte ainult majandusinimeste omad, vaid sportlaste ja väga erinevatest valdkondadest. Jällegi hea võimalus, et saada kellegiga justkui sõbraks, saada tema eluga tuttavaks, ilma et sa peaks vaeva nägema või suurt raha maksma. See on niisugune mõtteviisi annab edasi päris tihti. Aga kuna sa nüüd meil siin saates oled, siis kasutaks võimalust ja küsiks ühe lugeja küsimuse, mis ma kunagi ühelt Rahafoorumi lugejalt sain, aga kuna ma ise ei osanud sellele eriti sellist mõistlikku vastust anda, sest minu arust nagu väga suurt vahet vist ei ole, aga äkki sina siis oskad. Ühesõnaga ta küsis, et kas on mõistlik juba esimese kinnisvara ostu puhul siis luua OÜ ja selle alt asju ajada või siis võiks seda OÜ osa hakata mõtlema siis, kui on juba 2 korterit olemas või rohkem, et kui nagu mahud suuremad on, et mis sina nagu sellest aspektist arvad? Hea küsimus, et siin ka need seadused veidikene ajas muutuvad, et ma arvan 5 aastat tagasi, kui me alustasime kinnisvaraga, et siis oli, ma ei julge öelda, et see nüüd päris normaalne oli, aga ma arvan, et kui sa oleks võtnud 10 inimest, pannud ritta ja küsida neilt, et mis te arvate, kas eraisik peaks maksma tulumaksu oma korteri üüri pealt või mitte, et siis selline nii-öelda rahva üldine arvamus oleks olnud, et ainult loll maksab tulumaksu oma eraisiku. Ja nüüd tänapäeval ma arvan, et või tänasel päeval, kui sa paned 10 inimest, et siis see on 50-50 või ikkagi enamus inimesed saavad aru, et tuleb ikka maksta. Ja see maksusüsteem ka veidikene muutub järgmisest aastast, et eraisikuna siis hakkab 20% asemel 16% maksma tulumaksu oma üüritulult. Kas seal oli mingi lisatingimus ka, et midagi sai vist maha arvestada või on? Ja, et see arvestuslikult käib siis nii, et oma üüritulust võtad 20% maha ja siis sellest alles jäänust
Okay. 20%, et see siis matemaatiliselt teebki 16%. Ja eraisikuna on siis see suur pluss, et minu teada enamus inimesi on alustanud siis nii, et nad on ostnud kodulaenuga endale mingi korteri ja siis kas seda välja üürinud või siis ise endale üürinud mingit muud korterit samal ajal ja siis seda ostetud korterit välja üürinud või seda lühiajaliselt kuidagi välja üürinud. Ühesõnaga kasutanud siis seda kõige odavamat laenu, mida on üldse võimalik saada ja kõige sellist pikema ajalisemat, kuni 30 aastat, eks ole. Et see, ja viimasel ajal siis intressid seal kuskil 2 või alla selle. Eraisikuna on vist lihtsam laenu saada ka kui ettevõtte. Ja, et alustades, et see võiks olla niisugune mõnes mõttes hea samm, kuidas alustada kinnisvaraturul, et ja OÜ omakorda on siis hea samm, kuidas edasi minna, et peaaegu kõik jooksevad eraisikuna siis kuskil 1-2 korteri juures kinni, et pank ei anna sulle võib-olla heal juhul saad 2 eluasemelaenu, aga mitte rohkem. Ma arvan, et reeglina pigem saad 1 eluasemelaenu ja sul peab olema siis väga suur palk, et toita ära selliste eluasemelaenu kulu, et sa saaksid osta endale palju erinevaid kortereid. Aga kui sul on ettevõte, et siis pluss on seal siis ka see, et sa saad need kulude, selle üürimise ja renoveerimise ja kõige sellega kaasnevad sinna ettevõtte kuludesse arvestada ja sa toimetad siis just kui maksueelse rahaga, mitte maksujärgse rahaga. Pikas perspektiivis on väga suur vahe sees juba. Jah, täpselt. Et võib-olla ma vastaks siis niimoodi, et kui sa ostad sellist juba suhteliselt heas korras olevat korterit ja sa ei plaani seal mingit selliseid skeeme kasutada, et umbes sul on ikkagi mingi firma, mis osutab renoveerimisteenust ja nii edasi, et siis on võib-olla see esimene korter mõistlik eluasemelaenuga osta, sest et kui sul see ettevõte olemas on, sa saad selle alati sinna ettevõttesse müüa, kui vaja. Eesti seadus on selline hea koht, et kui sa eraisikuna seda korterit müüd ja seal ise sees elad, et siis sa korra 2 aasta jooksul minu teada võid seda siis maksuvabalt teha. Et selles mõttes ei maksa karta, et rong on nagu läinud, kui sa alustad eraisikuna. Küll aga on võib-olla vastupidi, et kui sa alustad OÜ-na ja ostad selle korteri sinna OÜ-sse, aga sul tegelikult sellel ettevõttel mingit muud tegevust ei ole ja laenu ka sinna OÜ-sse ei saa, et siis võibki jääda see korter ostmata. Et see summa on nii suur lihtsalt, et ei ole kuskilt võtta, eks? Et kinnisvara ostmiseks niimoodi palgapäevast iga kuu 100 eurot kõrvale panna on veidi raske. Mingi 20 aasta pärast äkki saab osta ka. Kes juba mitu aastat on raha kõrvale pannud ja siis ta naeruga pooleks ütles, et täpselt nii palju, kui tal raha juurde kasvab, nii palju lähevad hinnad ka kallimad samal ajal. Jah, eks ta siuke lootusetu ole. Aga ise ma nüüd seda raamatut veel lugeda pole saanud. See vist ei ole sul veel valmis või on ta nüüd trükist juba välja tulnud? Ei, ta läks just paar päeva tagasi trükki, nii et ta vist kuskil novembri algusest peaks trükiga. Ehk siis veel ei ole, aga tellisin ära küll. Ja usun, et see on ka nii-öelda, nagu sa mainisid, kõigile huvitav lugemine, kes nii-öelda kinnisvarast huvituvad või sellega tegelevad. Et äkki mainid siis ka ära, et kus seda raamatut siis tellida saab? Ja, et mul on selline veebilehekülg või blogi, minu perekonnanimi roosaare.com ja seal blogi all peaks olema kohe postitus ka selle raamatu kohta, et saab veidikene selle sisuga tutvuda ja siis asi huvi pakub kuni novembri alguseni seda sellise veitsa soodsama hinnaga tellida ka. Et raamatuäris on see põnev, et mida ma ei teadnud enne oma esimest raamatut, et raamatupoed panevad päris ohtralt hinnale otsa. Ma arvasin, et see marginaal on seal võib-olla 10-15%, aga tegelikkuses on siis niimoodi, et raamatut trükikulu on kordades väiksem kui see, mida panevad raamatumüüjad sinna hinnale otsa. Võimalust ja otse tootjat osta siis nii. Ja ma soovitan ka, et kellel vähegi huvi on kinnisvara teemade vastu, siis kindlasti tasub see tellimus esitada. See saade nüüd ilmub 29. oktoobril, nii et paar päeva on aega vist ka tellida siis. Ma saan aru, et novembri alguseni sai eeltellida. Ehk siis kõigil on nüüd, oletame, et täna on 29. oktoober, ehk siis kõigil on 3 päeva aega tellida, nii et kiirustage. Oleme üsna palju nüüd rääkinud su teekonda ja nii edasi, et
et järgmine koht, kus sind näha saab, on siis nüüd 14. november, kus siis esined ka minu Rahafoorumi ja Raharaadio poolt korraldataval ühisrahastuse koolitusel. Aga kuidas sinuga muud moodi kontakti saab ja kust sinu tegemiste kohta infot leiab, et kui keegi siit kuulajatest tahaks nüüd veel sinu mingite mõtetega tutvuda või regulaarselt kursis hoida sinu tegemistega ennast? No kindlasti, kes ei ole veel plaaninud, siis tasub tulla sinna samma ühisrahastuse koolitusele, et saan aru, et seal on aega ka kohvi juua ja juttu puhuda, et saab siis käe vihku panna. Ja see on minu meelest hästi põnev teema ka, et neid ühisrahastusportaale on ka kõvasti ajas juurde tulnud, et ma täitsa ootan seda meie vestlusringi seal. Ja kes sinna kohale tulla ei saa, et siis seesama roosare.com on selline veebikeskkond siis justkui, kus saab ka, kui on küsimusi või kommentaare, saab siis minuga ühendust võtta. Ja korra me oleme tavaliselt sõpradega plaaninud ka mingit sellist seminari või konverentsi moodi asja, et praegu midagi kindlat plaanis ei ole, aga võib-olla kuskil kevadel võib juhtuda. Igaks just kuulajatele mainin ära ka, et kõik need lingid ma panen siis siia saate alla ka, et ei pea väga pead vaevama, et midagi meelde jätta või kui ei saanud aru mingist, kuidas midagi kirjutada. Et kõik need lingid tulevad siis Raharaadio või rahafoorum.ee /RR 020 peaks see saade olema. Et sealt leiab kõik üles. Aga võtaks siis seekord otsad kokku. Võib-olla on sul mõni selline hea mõttetera või soovitus meie kuulajatele, kes nii-öelda tahaksid ka siis kinnisvarasse investeerima hakata näiteks, aga ei ole nagu sinna tehinguni kuidagi jõudnud, et mis on selline võib-olla üks olulisem mõttetera kinnisvara ja investeeringute tegemisel, et mis see soovitus on, mida sina tahaksid neile edasi anda? Võib-olla annaks ühe üldise soovituse ka, et sellest väga jõudnud rääkida, aga ma hästi usun seda, et elus üldse saad seda, millele sa fokusseerid või millega sa tegeled. Ehk siis kui sa kuulad seda podcasti täna, siis järelikult sinu jaoks investeerimine ja rahateema on oluline, et tasub siis panna sellele fookust. Et ma näiteks vähemalt korra päevas heidan pilgu peale oma Exceli failile, kus on siis minu varad ja kohustused ja kõik muu, et tasub vähemalt korra nädalas, võib-olla isegi korra päevas siis oma rahaasjadega tegeleda, et see fookus oleks seal. Aga kui sa küsid kinnisvara kohta, et kuidas alustada, et siis kinnisvara on selles mõttes tore varaklass, et nii-öelda õppimise eest keegi raha ei küsi. Et maakled on isegi rõõmsad reeglina, kui keegi helistab neile ja ütleb, et tahaks tulla korterit vaatama, et võib-olla sellise harjutusena soovitaks käia kuskil 10 korterit vaatamas, kas siis selles linnas või piirkonnas, mis sul endale huvi pakub. Ja võib juhtuda, et nende vaatamiste käigus saad aru, et ei tahagi selle varaklassiga väga palju tegemist teha. Ja võib vastupidi juhtuda, et leiadki sealt oma esimese üürikorteri. Et meie oma esimese üürikorteri sõbraga 2 peale nii ostsimegi, et see oli vist, ma arvan, kuskil 9. või 10. korter, mida me vaatasime. Ja maakler oli selline päris jõuline ja ütles, et nii poisid, et kui tahate, siis ma annan teile kohe natuke hinnast alla, et suht masu kriisi aeg oli, et see omanik tahab Venemaal ära minna, et tal on kiire, et kas võtate või ei võta ja siis sealt pööritasime silmi ja ütlesime, et no, võtame. Ja siis tulime sealt korterist välja, panime allkirja alla ja siis istusime kohviks maha, hakkasime mõtlema, et kus me nüüd siis selle raha leiame, et see ära võetud korteri siis reaalselt ära osta. Et enne sai lubadus antud ja siis läks raha otsima. Mõtted meil oli, et see päris nii ei olnud, et meil kummalgi penni kinga taga ei olnud, aga meil ei olnud tegelikult seda raha veel kuskil nii-öelda olemas. Ja teiste investoritega rääkides ma olen ka avastanud seda, et mõnes mõttes tasub siis nagu 9 korda mõõta, 1 kord lõigata, et ja 9-10 korterit vaatamas ja siis ikkagi lõpuks midagi lihtsalt ära osta. Et muidu või juhtuda sellesse kategooriasse, et sa kas ainult mõõdad või ei tasu olla siis ka see, et sa kohe nii-öelda esimese korteri, mis kuskilt kuulutusest leiad või keegi sulle soovitab, et kohe selle põmdi ära ostad, et tasub ennast veidikene kurssi viia selle turuga. Ja see ei maksa midagi, et see on niisugune rõõm. Väga põnev oli mööda Koplit kuskil ringi sõita ja vaadata põnevaid kohti, kus inimesed elavad. Et see ka tekitab sellist õnnetunnet, et sa saad aru, et sinu enda elu on väga hea. Et enda kodu on ilusam. Aga selle kinnisvara osas
et siin vist kehtib ka seesama põhimõte, et kui ikka on liiga hea pakkumine ja liiga kiiresti tuleb reageerida, et siis vist ei maksa tormata. Ja, et peaks vist arvestama, et ikkagi need vitsad tuleb saada ja lõiv maksta, et selle esimese korteriga meil ka vist see eelarve oli umbes, et kulu on umbes X ja tegelik kulu oli vist 2,5 korda X või midagi säärast. Ja ajaga samamoodi, et plaanisime vist kuu-kahega valmis saada ja tegelikult läks ligi 5 kuud või midagi säärast. Aga kõik need samad lood on seal raamatus ka olemas, ma saan aru? Jah, et seal osad lood on, kuna ma üldse elus vist olengi 30 või 40 kinnisvaratehingut teinud, et siis osad lood on selles rikkaks saamise õpikus ka olemas, aga ma nüüd üritasin siin raamatus põhjalikumalt ja detailsemalt lahti kirjutada, et sealt siis nagu õppida saaks, mitte lihtsalt lõbusat lugemist. Ja seal on ilmselt ka mingid soovitused olemas, et mida vaadata, kui neid 10 korterit vaatama minna? Jah, aga ma arvan, et see peaaegu on selline protsess, mis just kui sa jõkke hüppad, et siis jõgi hakkab sind viima, et suhteliselt sarnane on selle kui sa sinna teemast juba sisse lähed, et siis hakkavad need tiilid ka vaikselt sind üles otsima. Et põhimõtteliselt tuleks pihta hakata ja siis läheb juba edasi. Ja ma ei ütle seda, et peaks nüüd kohe täna õhtul või homme tormama Tallinnasse endale korterit ostma, et kui meie alustasime, siis võib-olla see oli õnnega pooleks, aga et see oli siis just pärast seda, kui hinnad olid langenud viimased 3-4 aastat, et praegu hinnad tõusnud viimased 5-6 aastat. Ostma ei pea minema, aga vaatama võib ikka minna. Täpselt, et tasub ikkagi alati välja mängida neid numbrid, et kui me selle korteri ostsime, et siis ta algusest peale nii-öelda üüritootlusena mängis päris hästi välja. Et kui see üüritootlus sul paberi peal välja ei mängi, et siis ta tegelikkuses kindlasti ei mängi välja. Aga suur tänu igal juhul nende huvitavate mõtete eest. Nüüd on Raharaadio vist kõige pikem saade, aga kindlasti ka üks huvitavamatest. Et ma usun, et lugejatel on kindlasti palju huvitavaid uusi mõtteid siit ja kindlasti soovitan kõigil ka seda raamatut uurida ja kasutada võimalust soodushinnaga tellida ette. Ja kui hästi palju küsimusi tekib, eks me siis peame sind uuesti külla kutsuma ja edasi rääkima uuesti. Teeme nii, aitäh, et kutsusid, Taavi. Nägemist. Nägemist.